Ja tere taas jalgpallirahvas, olete sattunud Sali jalgpalli meistrite liiga kohamängule. Praegu on siis 11. märts 2026 ja Saku gümnaasiumi spordikompleksis, kus kohtuvad ikka endiselt Saku Sporting ja Silla FC Phoenix. Kohtunik Vile antud, mäng alanud, Saku Sporting, Sillamäe FC Phoenix 0-0. Nüüd vaatame, kas siit Luharuk tuleb kohe ära ja milline tõrje Kabenkol. Oi kui kiire algus see Saku Sporti. Ütleme nii, et esimesel mängul oli selleks ajaks juba värav olemas. Siis hetkel nüüd mõlemad tiimid on hästi ettevaatlikult otsid, kas Paškovil tuleb ja oi, tagumine post! Tuleb pikem. Sepp leiab Nikitaga, Nikital jääb vastuvõtmisega natukene. Ja nüüd Karl Mööl hästi mängitud ja oi, kui napilt! Tasakis liikuma ei õnnestu siit Sillamäe kaitsest läbi saada. Vaatame, tuleb löök ja Kabenko tõrjub, kuigi muud. Ei saa Tiko Pavlenko ja nüüd on Saku. 3-2 võimalus Saku. Esimese poole lõppu tuleb see ära kasutada, aga ei õnnestu ja nüüd tuleb Sillamäe, kasutage ära mehed. Ja tuleb ära, Roman Paškov, number 10. Teeb seisuks 0-1. Silla lööb siia lõppu. Saku 0, Silla FC Phoenix 1. Ülipõnev esimene poolaeg. Tiimid otsisid realiseerida operaatorite teha. Nüüd Märten Männiste üritab Raul Männit maha murda ja nüüd milline võimalus! Nimelt siis Albert Anissimov number 14. Number 15, Kaspar Merisalu. Ja Martin Kase näitab, millest ta tehtud on. Siit tuleb siukse pommlöögiga. No nii, läheb põnevaks, kas siis Saku Sporting on hakkamas hoogu kogumas, aga nüüd 2-1 võimalus. Mašinistov leiab Paškovi ja Paškov lahendab ära selle. Paškov lahendab selle ära ja Saku Sporting jäi magama ja Silla FC Phoenix teeb seisuks. Saku ühe värava omanik. No nii, Karl Mööl tuleb palliga. Ei saa sealt Sepp, kellest... Noh, kas Sepp saab? Tuleb ära ja Nikita Tšernei puterdatakse see pall sealt Sillamäe kaitsest läbi, aga kes peale lööb on Nikita Tšernei ja Nikita Tšernei on ühe nurgalöögi endale. Tuleb ka kiiresti mängija Mitsuk! Mida teeb Mitsuk? Grigori Mitsuk. Mida teeb? Oi jaa, ma olen nõus tänaste mängudega, aga nüüd kas Rauno Tutk tuleb ära, Rauno Tutk pikali olles väristab selle ära ja City mängu. Loodan, et City võidab. Ja vabandust, Reali fännid, tõesti loodan, et City võidab, aga nüüd Mitsuk! Mida teeb Mitsuk? Vastab Saku Sportingu väravale sellega, et tuleb siit parema ääre poolelt. Vabandust, Kabenko saab palli kätte. Vaatame, kas Karl Mööl võidab kiiresti selle tagasi. No, kas siit tuleb? Ja tuleb ära! Märten Männiste, mida tehakse? Märten Männiste lahendab selle olukorra ära ja väga... Siis jaa, nad on olnud sellises tagaaja rollis, aga viinud mängu lisaajale. Selline on siis Saku hetke mehed platsil. Kas Männiste jõuab? Jääb ja saab ühest mööda, kas siit tuleb? Ja tuleb ära! Saku Sporting läheb esimest korda tänases kohtumises juhtima ning millisest mängust Märten Männiste teeb Euri Vrabiele ja siis toob Karl Mööl. Tuleb Chipsi, tuleb Kaselt löök ja Lott, milline löök, milline tabamus. Champions League huvilistele, siis Real Madrid juhib praegu 2-0 City ees. Tuleb peale löök ja olemas, Danil Tiko Pavlenko. Tiko Pavlenko teeb seisuks 5-5.
oi, milline mäng. Oi, milline mäng jäädi Diko Pavlenko sinna. Saame näha, mida tiimid välja mõtlevad, kelle nad saadavad penaltitesse ja mida hakkavad tegema värav. On ise närvis, on näha seda, aga nüüd tuleb ära Karl Mööl. Hakkab tulema nüüd. Tuleb ja täpselt keskele seis. Martin Kase, vasakujalgne. Kas tuleb ära? Tuleb ära ja see on järgmine 2-1. Segab ja nüüd. Ja tuleb ära. Vraabi lööb täiesti tuleb ära ja Ivan Kusjev just täpselt hüppas ja Mitsuk versus Mario. Tuleb lait, kas läheb väravasse? Ei loe! Kas? Tuleb ära! Ja Aleksander Sepp on rahu südamel, teeb häält. Vaatame, tuleb löök. Ja Mario ei tassi, tuleb ülirahulik, kontsentreeritud. Rauno Tutk otsustab. Tuleb ära Rauno Tutk. Saku Sporting, õnnitleme Saku Sportingut. Poolfinaal Narva Unitedi vastu.